Kas kellegiga temaga esmakordsel kohtumisel on juba sobilik ütelda, et sa oled minu elu armastus ja ma soovin, et sa oleksid minu tulevaste laste ema. No igatahes on see uue põlvkonna Mercedes-Benz CLA juba eos tituleeritud aegade parimaks elektriautoks. Kas tal ka päriselt selleks eeldusi on, selgub peagi. Tere tulemast taas kord kaasa elama Nicelux või proovisõidule. Tema tulekuga on A-klassi luukpära surnud ja ta on inspireeritud Mercedes EQXX visioonautost, mille kohaselt oli elektriautol poole kergem aku ja mille kere oli osaliselt tehtud läbi 3D printeri. Temal on aga sõiduulatust üle 800 kilomeetri ja spetsiaalselt kiirlaadjast on võimalik lausa 10 minutiga paarsada kilomeetrit juurde laadida sõiduulatust ja on olemas tal ka Mercedes aegade kõige suurem panoraamkatus. Tagaistujatel on jala ja pearuumi kenasti, kuigi elektrilisel versioonil on põrand akude tõttu ikkagi ebamugavalt kõrge. 405 liitrit on tal pagasiruumi mahtu ja 470 liitrit on näiteks konkureerival BMW 4. seerial. Tuuletakistustegur on tal aga vaid 0,21 ja interiööris on võimalik saada erinevaid toone, päris loomanahka kui ka alternatiivseid võimalusi ja samuti on olemas seal materjali, mida pole varem auto interiööris kasutatud, muidugi alumiiniumdetaile, kuid ka keskkonsooli on võimalik saada kanepist. Lisaks laiub interiööris 10-toline multimeediasüsteem ja 9-toline digitaalne näidikupaneel ja üldiselt on interiöör üsna kenasti välja tulnud. Mootori ruumis on muidugi olemas tal ka sisepõlemismootor, kuid selleks on jäetud vaid 1,5 liitrine turbobensiin 4 silindriga 188 hobujõudu ja elektrilisel versioonil on olemas lisapagasiruum 101 liitri jagu vana kapoti all ja olemas elektrilisel versioonil 359 või 268 hobujõudu. Hinnad algavad tal Soomes juba 50 000 eurost ja ju siis ta peab kõige parem elektriauto olema. Igatahes eeldusi on temal küll heaks autoks olemiseks ja ju ta siis peab olema. Selline oli selle korda Nicelux või proovisõit. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.